Nii, võib alustada. Tere, Maie. Tere, Ivi. Meie oleme nüüd sinuga olnud pikka aega Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu juhatuses ja seal ma sain sinuga tuttavaks. Ei, sa said minuga tuttavaks, kui sa peatusid meil Eesti päevade ajal. Alles siis? Jaa, see oli enne seda. Aga nüüd ma meenutan midagi muud. Kas me ei saanud mitte Baltic Heritage Worknetis kokku? Võib-olla isegi kauem, jaa. Et võt enam ei mäletagi, eks ju. Nii kaua aega tagasi. Nii kaua aega tagasi. Et me olime ju koos ja tegime arhiivindust, oli nii? Ja. Et see oli muidugi väga kasulik ja hea asi, sellepärast, et see oli niisugune teatud ühenduspunkt nagu Eesti ja teiste rahvaste või ütleme Eestist väljapool olevate eestlastega, et see oli niisugune hästi vaimustav ja tore asi. Aga siis tõesti lähemalt tõesti, kui ma tegin neid intervjuusid ju palusin, et kas kuidagi saab korraldada Austraalias intervjuude tegemist, see oli Sydneys, Melbourne'is ja Adelaide'is. Ja ma isegi ei tea, kuidas ma kõik need inimesed aitasid mind. Ma olin ainult paari päeva kaupa, seal Sydneys olin ma kõige kauem ja siis ma olin sinu juures ju kodus, eks ju, ööbisin. Nii et see on omaette niisugune väga suur huvitav asi. Meie austraalased oleme väga lahked. Vaat nii, jah. Aga jah, et nüüd niisugused tutvused ja seal ma siis tegin tegelikult ka mitmeid intervjuusid, aga ma arvan, et täna võiks rääkida natukene, sest aeg on edasi läinud. Väga palju on muutunud. Et kui me alustasime 2018 nüüd oma toimkonnaga suurpõgenemise teemaga, siis ju tegelikult 2018 oli, ma mäletan, paar inimest saalis ja suurem osa oli siis need, kes tegid. Küll näidendeid, küll siis rahvatantsu ja see oli siis toimus okupatsioonide muuseumis Vabamu. Ja kohal ei olnud tookord väga palju inimesi sellepärast, et ülemaailmselt Eesti Kesknõukogu inimesed on ju väljapool ja igal ajal kohal ei saa tulla. Aga 2019 meil õnnestus teha siis täiskogu kokkutulemine mitte kevadel, vaid just 19. septembri ajal, kus oli terve nädal siis mitmeid niisugusi sündmuseid. Kas sina olid ka? Muidugi mina olin seal. Muidugi olid seal. Mina pidisin Aho Rebase, Ülle ja mina pidasime ju ettekanded Vabamus. Ja võt, ja jälle ma ei mäleta mitte. Ma olin niivõrd selle... Sa unustasid mu ära. Mitte sinu, vaid ma võib-olla unustan juba ise enda ka ära. Et jah, Aho Rebas oli ka seal tookord. Aho Rebast ma ei mäleta üldse. Siis Ülle rääkis ja siis mina rääkisin. Ahot Rebast ei mäleta üldse. Aga aeg-küll. Aga tookord oli juba see päris lai ja niisugune paljude sündmuste näitamine ja siis ka näituste näitamine, mis on praegu 80. aastapäeva tähistamisega ju ka väga tähtis. Ja mis on nüüd vahe on see ehk, et sellel aastal paistab, et neid sündmuseid on juba terve aasta jooksul, et institutsioonid, kes on seda korrapärast tähistamist igal aastal nagu pannud tähele ja nüüd avastasid, et on 80. aastapäev, siis 75. aastapäeval veel keegi teine ei teinud ju neid üritusi. See oli ainult meie. Just. Ja ega siis enne sedagi ei olnud. Ei 70. aastapäeval ka ei olnud kedagi. Ülikoolis tehti 2014 tehti üks üritus, kus mina pidin ka siis esitama oma uuringute tulemused ja võin öelda, et suureks üllastuseks oli seal vist 8 inimest koos, kus juures 4 sellest kandis ette. Nii et see oli ka tõeline šokk tegelikult. Aga ma arvan, see peegeldus, kui palju huvi selle vastu oli, sest inimesed ei teadnud sellest küllalt, et sellest huvitatud olla. Sa pead ikka, kui sul on täitsa niisugune tundmatu teema, ei ole veel, aga mis mulle see aasta on silma paisnud on, jah, kui palju ÜEKN-i poolt, meie poolt, Tammepuu klubi poolt, riigi poolt, mis on väga hea. Meil on isegi nii, et meil on mõnikord 2 sündmus korraga, mis on uskumatu. Peasid inimesed tulevad meie sündmusele muidugi. Aga mina olen päris optimistlik ja mina usun, et nüüd, kui on kord juba
need organisatsioonid oma hamba veriseks saanud, et nad teevad seda edasi, sest minu sugulaste hulgas muidugi nad teavad, sest ma räägin kõikidele sellest, keda ma näen. Aga üldse publik, et see lehes on ja see, et mind TV-sse kutsuti, see on uskumatu, kes muidu oleks tahtnud niisugust juttu kuulda tead. Aga hommikul oli ja minu sugulased kõik teavad, nad teatasid kõikidele oma sõpradele, nii et see kasvab ja nagu kivi vette läheb laiali ja laiali. Ta liigub õhus kuidagi nagu lausa. Aga ma ütlen, mina usun, et me oleme ja sina eriti oma suure tööga oled pannud aluse selle tööle ja ma ei usu, et see nüüd kaob. Ta on liiga silmapaistmaks. Ja tundeline ka, eks see on ikkagi Eesti rahval ju tunde. Igaüks on ju kaotanud kedagi, eks ju ikkagi. No ma imestasin neljapäeval üks meesterahvas tuli minu juuri ja tänas mind ettekande eest ja ütles, et tõi tal pisar silma ja ma ütlesin, no nii alt ta ka ei olnud, et ta nüüd nutma teab. Aga ma ise praegu mõtlen, et mis moment võis see olla, aga ega sa ei tea, sa kunagi ei tea, mis just see, mis sa ütlesin, puudutab kellegi südant. Ja mul on väga hea meel, et ma puudutasin kedagi. Just. Sest jah, et Eesti rahvas on tõesti ikka saanud kannatada, ta on selle surunud kuidagi kuskile väga sügavale alla. Ta ei saanud 50 aastat sellest rääkida, see harjumus või mis iganes jäi. Ja nüüd see Ukraina sõjaga paguluse teema, sellega nagu kerkis see niivõrd tugevalt uuesti üles ja võib-olla see on ka aidanud meile natukene kaasa, et inimesed on hakanud mõtlema pagulusest ja võib-olla siis nad suhtuvad ka nendesse pagulastesse paremini. Et näha, et ikkagi mis kõik ju meie endiga toimus kunagi. No mul on kahju kuulda, kui minu mõned tuttavad on ütelnud, et neil on peaaegu kohver pakitud, et valmis minna. See tähendab, et nad mõtlevad põgenemise peale. Ja tõesti, ma loodan, et see Ukraina sõda on nagu inimestele selginud, et see võib igal ühele juhtuda. Ja see ei ole, et sa saad ette plaanid seda. Kui see tuleb, see tuleb. Aga ma loodan, et eestlased võtavad ukrainlasi paremini vastu, kui võib-olla neid Saksamaal võid. Kui sõda kestis, siis olid nagu Punane Rist ja need olid väga abivalmis. Kuigi võib-olla kohalikudele meeldib, aga muidugi kui sõda lõppes, siis asi läks väga viletsaks, sest siis sakslased olid amide vaenlased ja neid visati korteritest välja ja pandi põgenikud korterisse. No muidugi kohalikud meid eriti ei armastanud, kui sind on kodunt välja tõstetud, nii et meie vastu nad ei olnud ja siis muidugi kõik välismaalased olid, need naatsid, sakslased ei olnud naatsid, ainult välismaalased olid. Niisugused lahkhelid tulevad, nii et ma loodan, et siin Eestis on see teisiti, et inimesed saavad aru, et meie kui eestlased oleme kord selle läbi elanud ja nüüd me näeme, kui üks teine riik elab selle läbi, et me saame sellest paremini aru, kui võib-olla meist saadi aru. Aga siis siin on ju tuleb juurde veel see, et ka Läti ja Leedu, neil oli ju sama saatus, et seal Austraalias, kui teil oli kindlasti ka hea koostöö. Ja meil oli Balti nõukogu, mis oli üle Austraalia ja oli nagu Austraalia Eesti Seltside Liidu esimees, siis Läti liidu esimees ja Leedu liidu esimees ja nad töötasid väga-väga agarad välisvõitluses ja muidugi kui Eesti, Läti, Leedu vabaks said, siis see nagu vaivus kõrvale, aga me ei likvideerinud seda ja nüüd on see jälle ellu tulnud Ukrainaga ja siis igas osariigis oli ka kohalik Balti komitee ja väga tihti nagu Adelaidis nad pühitsevad või mälestavad küüditamist lätlaste ja leedulastega koos, sest need on niisugused väiksemad grupid ja meil on alati küüditamispäeva aktus on Läti majas, nii et meil see koostöö käib ja kui ma olin juunis siin Balterneti konverentsil Vilniuses, siis oli need põgenemislood ja Eesti teadurid rääkisid ja Läti teadurid rääkisid ja Leedu teadurid rääkisid ja see lõpuks oli nii, et me kuulsime samat lugu 3 korda, sest see oli nii sarnane, no absoluutselt sama ei olnud. Aga need põgenemislood, meil kõikidel olid sama saatus ja sama tegus, nii et meil on nagu Balti riikidega ja siis meil oli veel üks, oli ikestatud rahvas, seal 11 rahvust ja see ikestatud rahvaste grupp oli ka. Nii et see välisvõitlus Austraalias oli väga-väga energiline, aga muidugi nüüd ta on nagu ajun, aga Ukraina olukorraga on vähemalt Balti komitee jälle tegev. Aha, võt näete, ikka see tõesti niimoodi toimibki, et kuskilt peab mingi tõuge tulema nagu. Ja, no kui vaja ei ole, siis miks sa seda teed, aga see peab olema nagu valmis kohe elluhüppamiseks jälle ja see meil oli.
aga nüüd oleme rääkinud sellest, mis on nüüd viimasel ajal toimunud, aga tegelikult räägiksid natukene oma pere saatusest. Jah, no mina olin 2 aastat, minu isa oli lennuväeohvitser ja kui venelased tulid, siis ta läks metsavennaks. Ja kui oli siis valik, kui venelased hakkasid välja minema, ta oli lennuväes ja venelased ütlesid, et Eesti lennuvägi peab minema Venemaale. Ja pooled inimesed hüppasid ära, läksid kuskil seal Tapa, Rakvere kandis metsa. Ja isa oli seal, kuni sakslased sisse tulid. Ja siis Eesti lennuvägi läks, need, kes ei läinud Venemaale, läksid sakslastele üle. Kui sakslased hakkasid tagasi tõmbama, siis isa arvas, et emal ja minul on kõige parem põgeneda. Kui tema peab lendama niikuinii Saksamaale, et selle asemel, et läände minna, meie lähme kindlasti idasse, kui me jääme. Nii et isa muretses meile Moiro peale kohad. Aga ema ei tahtnud üksinda minna ja ta rääkis oma õega, sest õemees oli mereväe kapten, aga oli jälle kuskil rindel ja keegi ei teadnud, et tädi tuleks kaasa. Ja aga tädi oli niisugune praktiline inimene, tema korjas toitu ja muud vajalikku asju. Minu ema ei olnud selles praktilises küljest. Ja siis tädi, tütar, ema ja mina läksime Tallinna sadamasse 21. septembril. Aga selle aja peale, kui me sinna jõudsime, oli Moiro täis. Moiro oli ülekoormatud. Kui nad ütlevad, et Moirole mahtus 3500 inimest, minu ema jutu järgi oli seal palju rohkem. Ja võis olla küll tõesti, sellepärast, et ju surusid inimesed peale, see oli viimane ots ju, eks viimased laevad. Ja siis meie nägime, kuidas meie pakk pandi Laplandile, nii me läksime Laplandile, seal oli Moiro, Lapland ja Vaterland olid suured laevad ja siis oli 2 väikest laeva, RO5 ja 5, mille nime ma pole siiamaani leidnud. Ja nad tõmbasid nagu raadile ja nad nägid, kui Tallinn pommitati ja kui Tallinn põles. Ja ma ütlesin, et inimesed seisid seal laeva ääres ja laulsid Eesti hümni, kui laev tõmbas rohkem merele ja siis nii kella 1-2 öösel hakkasid nad sõitma Saksamaa poole. Ja kell 11 ema ütles õele, et kuule, lähme alla, et lennukid tulevad, sest isa alati, kui ta tuli luurelt või nii tagasi, ta lendas meie maja kohas, andis emale märku, et on ikka veel elus, sest ega Eesti lendurite elu eriti pikk sel ajal ei olnud. Ja Moirot Laplandi pommitati, Lapland tõmbas seest ära ja Moirole läks pihta. Et Moiro läks põhja, Lapland jõudis Kopenhaageni ja seal siis, kuna seal oli 5 lennuväe perekonda peal, nad hakkasid koos reisima rongidega ikka rindelt eemale ja eemale. Ja rongidega oli nii, et kui sa sõitsid ja järsku oli rong pommitatud või olid rööpad läinud, siis sa läksid rongi pealt maha, läksid jala järgmise jaama või järgmise rongikoeri, sõitsid edasi ja minu ema vihkas amisi, sest ta ütles, et kunagi oli jälle see moment, kus me pidime rongist maha tulema ja ta lükkas mind kraavi ja viskas ennast minu peale, sest lennukid tulid ja tulistasid neid jooksvaid põgenikke. Ja ema ütles, et nad lendasid nii madalalt, et ta nägi lenduri nägu. Aga õnneks meile midagi ei juhtunud ja siis pisihaaval me peatusime siin ja seal, aga ikka edasi jõudsime Bayerisse ja öösel. Ja linnad pidid andma põgenikudele öömaja, nii et nad said öömaja. Ema ütles, et ta rääkis saksa keelt, et tema läheb nüüd linnapea juure. Tegi aknakardinad lahti ja seal olid Bayeri albid. Olid taevas sinine ja albid. Ta ütles, et see oli kõige ilusam pilt, mida ta oli kunagi näinud. Ja siis meid pandi Murnau lähedale talusse. Me elasime talus sõja lõpuni. Ja kui sõda lõppes, siis meid pandi tiipilaagrisse. Ja kui sõda... Maie, ma küsiksin vahel, aga miks need tulistati põgenikke? Need olid ju naised, lapsed põhiliselt, eks ju. Aga ma usun, et nad olid sakslased. Aga miks nad neid naisi ja lapsi? No võib-olla nad ei näinud, et nad olid naised. No kui nähti nägu ise, ei hoolinud. Või ei hoolinud, aga kui me tiipilaagritesse, kui sõda lõppes, siis ema hakkas isa otsima, sest ta arvas, et ta on kuskil sõjavangilaagris ja Punase Risti abiga ta leidis isa ülesse. Aga isa ei saanud meile tulla, sest tal ei olnud mingisugust dokumente. Nii et ema läks talle järele ja tõi ta koju ja isa oli väga arglik, sest tead ikka sõjalaagris on elu natuke teistmoodi, aga minu ema on
mina moodi või mina olen ema moodi. Ja enam-vähem oli nii, et ema läks rinde ees oma paberitega, isa lonkis taga ja keegi isa käest ei küsinud, sest ema oli see, kes saksa keelega ja suure julgusega läks igast poolt läbi. Ja siis me elasime Wielandsaagi laagris, mis on nagu seal Berchtesgadeni Freilasin Austria piiri juures. Ja siis hakkasid skriinimised, sest väga kenad eestlased hea meelega näitasid näpuga amidele neid eestlasi, kes olid Saksa sõjaväes olnud. Ja ameeriklased ei olnud nõus toitma sakslasi. Nii et need, kes ära anti, pandi veoautode peale, viidi Raekoja platsile ja pandi sinna istuma, et nad on Saksa valitsuse hoole all. Aga meie laagris oli 180 eestlast ja Eesti toimkond oli natuke nutikam kui teised. Ja nemad lihtsalt sorteerisid korterid nii, et 7 maja jäid UNRWA hoole alla. Üks maja oli, kus olid need väljaskreenitud inimesed, kes minu isa läks ameeriklaste juurde tööle, nii et neil oli ka raha ja toitu. Aga kõik see seltskondlik elu, see käis edasi ükstapuha, kas oli väljaskreenitud või mitte. Ja ma mäletan, kui ükskord isa tuli koju ja tõi niisugust maagilist toitu, ma polnud kunagi näinud. Suured helbed, kuldsed, magusad, krõbedad. Ja ma sain peo täiega seda. See oli minu meelest maailma kõige parem toit. Ja see võttis aastad, enne kui ma sain teada, mis asjad need olid. Ja need olid Kellogg cornflakes, mida igas poes saab. Aga seal sõja ajal oli ta väga maagiline. Ja muidugi siis, kui oli väga selge, et Eestisse tagasi tulekust ei tule midagi välja, hakkasid mu vanemad mõtlema, kuhu minna. Vaat neil oli alati see tulevikumure. Aga kui inimesed räägivad, et kui kole oli põgenikulaagris, ma ei usu, et lastele ja teismelistel oli, sest me ei tundnud seda muret, me ei mõtelnud tuleviku peale. Mina olin lasteaias, mängisin oma sõpradega, päike paistis, oli väga tore. Ja ema oli õmbleja. Iga kord, kui Ameerikas tuli mingisugune riiete pakk ja meil jagati riideid välja. Mina kunagi ei pannud seda kleiti selga nii, nagu ta oli. Ema arutas lahti, lõikas ümber, tegi mulle parajaks. Ma olin nagu väike nuku, keda ta kogu aja riietas. Aga ta ütles, et ta pidi ka palju seda tegema, sest ta mõnikord pidi 2-3 korda päevas mu riideid vahetama, sest ma alati tegin poriseks. Ja see oli tal tegevus. Ta mängis sellega ja siis Austraalia oli nõus võtma perekondi ja oli nõus võtma ka Saksa sõjaväelasi. Vaat Ameerika valis väga, sest kõik tahtsid Ameerikasse minna. Ja Kanada tahtis ainult noori lihttöölisi. Nii et me läksime, isa läks aasta varem. Aga kuidas Inglismaaga oli? Ei, paljud tahtsid nii kaugel Euroopas kui võimalik. Nii et need, kes Belgiasse või Prantsusmaal või Inglismaale läksid, olid tihti nagu noored vallalised naised ja nii. Aga üldiselt oli niisugune see hirm, venelase hirm oli nii, et nii kaugel Euroopas kui võimalik oli peaaegu hüüdsõna nagu minna ei taha, aga jääda ei saa, et lihtsalt. Ja tänapäeval ka ma olen kohanud eurooplasi, kes mõtlevad nii, et kui iga kord, kui midagi Putiniga on, et nii kaugel Euroopas kui võimalik. Ja isa jõudis 48 sinna ja meie jõudsime 49 ja õnneks isale oli 2-aastane tööleping ja ta määrati Adelaidi kraave kaevama, sest no see Austraalia... Niisuguse elukutsega inimene kraavi kaevama, jah? Kõik elukutselised inimesed kaevasid kraani või lõikasid suhkrurooga või läksid metsatööle, sest Austraalia ei tunnustanud kellegi hariduse taset. Meid viidi sinna lihttöölisteks. Ja isa oli jõudnud küllalt raha kokku korjata, et ta ostis krundi meile enne, kui me tulime ja ta tuli meile sadamalle vastu. Ja me sõitsime sadamast välja ja ta näitas käega, et ma ostsin selle krundi ja see oli Liivamägi, täitsa lage, maja kuskil ei olnud. Ja ema hakkas nutma, sest ta on linnatüdruk Tallinnas ja see on niisugune Liivamägi, et me hakkame seal elama. Ja no see oli Adelaide äärelinn tulevik, aga ja me elasime emaga 2 nädalat emigrantide laagris, aga isa leidis meie kohaliku postimehe juurde 2 tuba ja me üürisime neid, sest peale sõda oli Austraalias väga suur korteripuudus ja ehitusmaterjali puudus, nii et sa ehitada ka ei saanud. Ja siis ema läks kohe tööle. Austraalias ei olnud komme, et abielunaised töötavad. Aga meie inimesed hakkasid nullist peale. Isa pidi laenama 2 shillingut sõbrad, et postmarki osta, et meile kirjutada, et teatada, et ta oli Austraaliasse jõudnud. Nii et no
lähem nullile ei saa olla kui see. Ja ema läks tööle, isa läks tööle, nad korjasid raha, ma mäletan, palgapäev oli, see oli ümbrikuu palgad, raha pandi laua peale. Nii palju oli üüri jaoks, nii palju oli toidu jaoks, nii palju oli maja ehitamise jaoks. Ja siis oli üks väike summa raha üle ja siis oli, kellel mis see nädal vaja on, kas sinu kingad peavad veel nädal aega vastu, kas me saame ilma selleta. Ja mis mind väga pahaseks tegi lapsena oli, kui mina tahtsin uusi kingi. Ja see raha, mis üle jäi, läks kas kirjaniku kooperatiivi või ortoraamatu ostmiseks. See oli ka niisugune rahvuslik kohustus, et Eesti kirjandust elus hoida. Siis Orto ja kirjaniku kooperatiiv andsid välja eestikeelseid raamatuid. Ja see oli peaaegu niisugune püha tegevus, et iga eestlane pidi seda ostma. Et mina pidin ootama veel nädal aega, et nemad ostavad selle raamatu, milles mul üldse huvi ei olnud. Minu 7, 8, 9 aastane hing sai väga täis sellest. Ja siis maja ehitamisega oli nii, et inimesed aitasid üksteist. Meil käisid terve kari vallalisi noormehe isa Labig. Ja isa kirjutas üles täpselt mitu tundi, iga mees on teda aidanud. Ja kui need inimesed ehitasid oma maja, siis isa töötas nende jaoks nii mitu tundi. Aga kõige suurem tõmbenumber oli see, et nad elasid korterimajades või tubades ja sõid Austraalia toitu, mis meie rahvale eriti ei meeldinud. Aga ema keetis laupäeva õhtu ja pühapäeva õhtu Eesti toitu, nii 2 kord nädalas nad said korralikult Eesti süüa. Neid tööliste puudust meil ei olnud. Isegi, et see söök maitses neile ikka väga, jah, see Eesti toit. No see oli ainukene kord, kui nad nädalas Eesti toitu said, sest selle korteri perenaine andis neile Austraalia pärast toitu. Mis on see Austraalia toit siis? Keedetud lambaliha või praetud vorstid ja siis aedvili üldiselt keedetud nii kaua, et ta alla on andnud. Minu ämm, kes oli väga hea küpsetaja, tema keedi seda inglispärast toitu ja ma mäletan, kui ma mehe kodus käisin, et siis kui kapsas oli taldriku peal, siis ta nagu vajus ja see vesi tuli alt välja ja siis sa teadsid, et oli korralikult keedetud ja kõik oli üle keedetud. Ja, aga meil Adelaidis oli see pluss, et meil Adelaidis oli vanad sakslased ja Adelaidi mägedes neil olid veinikasvatused, nad tegid suitsuvorsti ja... See oli sarnane nagu Eesti toiduga natukene. Ja meil oli võimalik seda saada, teistest linnades ei olnud, aga meil vähemalt oli võimalik seda saada. Aga siis, kui pool maja oli valmis, isa ehitas väljast asbestist kinni ja siis pool maja tehti korras, nii et me kolisime poolikusse majasse, sest siis me hoidsime üüriraha kokku ja siis pisihaaval isa ehitas ülejäänud. Ma mäletan, ma olin 12, kui isa pani minu tuppa põranda, ainult olid enne seda latid. Voodert seinas ei olnud, kardinaid ei olnud ja isegi koridoris ei olnud põrandad, aga kui ma nagu selles valmis osas majast hüppasin üle ühe lati ja sain oma tuppa, siis oli minu tuba. Ema pani lina akna ette kardinaks, panime minu voodi sinna ja mul oli oma tuba. Ma siiamaani teagu hakka mõtlema, et võtab pisarad silma, kui rõõmus ma olin, et mul oli oma tuba, sest muidu nendel oli magamistuba, mina magasin elutoas, meil oli köök taga, aga siis 12-aastaselt mul oli oma tuba. Ja siis pisihaaval nad lõpetasid selle töö, aga terve selle töö kõrval käis väga tihe Eesti seltskondlik töö. Isa laulis meeskooris, ema oli naisringis, emal oli alati see amet, et kui oli mingisugused peod ja neid oli tihti, siis tema tegi torte. Ja ma mäletan ükskord, kui tal oli vaja 10 torti teha ja kaunistada ja see oli talvel. Nii et ma oletan, et see võis olla kas võidupüha või jaanipäev või midagi nii. Ja see pöikreem oli nii kõva, et selle metallpritsiga ema käed lihtsalt värsid ära ja ta ei saanud enam kaunistada. Ja isa tuli tal appi. Ja sellest saadik oli ema küpsetas ja isa kaunistas. Ja siis oli nagu laulukoorid, ema oli aitas täienduskoolis lõunat teha. Ma kasvasin üles niisuguses perekonnas, kus kodus räägiti eesti keelt. Ja see oli enesest mõistetav, et me võtame osa eestlaste tegevuses. Ja ma saan aru, milleks mu vanemate põlvkonnal see tähtis oli, sest meie ümber oli võõras rahvas, kes meid eriti ei armastanud ja oli võõras keel ja vähe rääkisid head inglise keelt. Me otsime kõik kokku ja see oli,
kui nad Eesti Maja ostsid 58. aastal, siis Eesti Maja oli mulle nagu teine kodu. Nädala jooksul käisin koolis, kodus rääkisin inglise keelt, kodus rääkisin eesti keelt ja nädala lõpud veetsin Eesti Majas. Ja need sõbrad, kes ma sellest saadik sain ja eriti kui meil olid üle Austraalia skaudi-guidi laagrid ka koos, need on mul ikka, sest lapsepõlvesõbrad, kui sa oled üle 80 ja sul on mõned lapsesõlvepõrad järel, see on hea asi. Paljudel seda ei ole. Aga siis, kui ma ülikooli lõpetasin ja Inglismaale läksin, need 70. aastatel hakkas see juba natuke lagunema, sest järgmine põlvkond, neil oli keel suus, neil olid teised võimalused, täienduskool lõppes, skaudid ja guidid lõppesid ja terve see asi hakkas nagu vaiksemaks jääma ja paljud mõtlesid, et sellel on lõpp, aga kui ma 73 tagasi tulin Sydneysse, siis Sydneys oli ikka veel päris suur Eesti ühiskond. Nagu pisihaaval see ikka tiksus edasi ja muidugi, kui tulid 80-ndad ja taas iseseisvus, siis oli täitsa uus õitsemine ja ma olen kindel, et ma olen alati kindel olnud, et me püsime, sest kui enne sõda olid Sydneys eestlased ja nemad ka hakkasid nagu välja surema ja tegevus hakkas vaipuma. Ja siis järsku 48. aastal tuli laevatäis noori eestlasi, eriti noori Eesti noormehi. Ja seal oli palju tütarlapsi Austraalias, nii et oli väga palju abielumist kahe. Ja ma alati mõtlesin, et meile juhtub samuti ja juhtuski. Need uued eestlased on tulnud. Aga need kaks seltskonda ei ole eriti sarnased, sest meile kasvatati sisse see tunne, et see on meie kohustus Eesti kultuuri ja keelt ja meelt säilitada ja me peame kõik tegema välisvõitluses ja seda elus hoida. Aga muidugi need noored, kes praegu tulevad, neil ei ole seda tunnet, neil ei ole vaja seda tunnet, sest Eesti on olemas, Eesti säilitab ise oma kultuuri ja keelt ja nii. Ja nemad tulevad Austraaliasse seiklema või töötama või abieluma, paljud on segaabielus. Nii et mis meile tähtis on, ei ole neile tähtis. Nad tulevad jõululaagale, nad tulevad lõunasöögile, aga ütleme nagu võidupühaaktusele nad ei tule, sest nad ei ole võidupühast eriti palju õppinud ja see neile midagi ei ütle. Aga ma pean ütlema, minule meeldivad praegused vabariigi aastapäevaaktused palju rohkem, sest enne taasiseseisvust nad olid kõik leinapäevad, mida me oleme kaotanud. Alati oli mineviku vaatamine. Taasiseseisvus saadik on optimistlik, nüüd me vaatame, mis meil on ja mis meil tuleb, nii et see on suur pluss ja suur samm. Need on kuldsed sõnad, sellepärast et tegelikult jah, et vaat kui Eesti sai ju iseseisvaks, siis nagu oli niisugune eufooria, et nüüd meil on, aga teisest küljest ma arvan, et ega midagi püsivat ei ole. Et selle eest peab ikka edasi kogu aeg tegutsema, et sul see Eesti püsima jääks, et kui sellega ei tegelda koolides, siis nagu ma saan aru, on seal ikka nähtav nendel uute eestlaste puhul, et nad nagu ei ole adunud seda, et see on igapäevane töö. Ja, aga kui ma ütlen, et nad ei käi Eesti Majas ja nad ei võta osa meie tegevusest, nad võtavad niisugust pidudest osa rohkem. Aga niipea, kui nad lapsed saavad, siis nad hakkavad huvi tundma eesti keele õppe vastu, et nende lapsed räägiksid eesti keelt. Nii et meil on suuremates linnades igal pool mudilaste ringid. Ja ma olen käinud Sydney mudilaste ringis ja see on väga tore. Ja nad õpivad seal eesti keelt laulu ja mängu kaudu ja siis neile loetakse eestikeelseid muinasjutte ja lasteraamatuid ja nii. Ja need emad, kes sellega tegutsevad, on väga energilised ja aktiivsed ja väga veendunud selles, et see on. Ja meil on ka jälle nüüd täiskasvanutel eesti keele õppe vastu huvi tulnud ja on ju interneti kaudu saab õppida, meil on keeleõpetajad igas linnas. Mind huvitab see, et kui need mudilased kooliealiseks saavad, mis siis? Sest praegu sa saad mudilasringi teha nädala jooksul. Kui lapsed kooli lähevad, peab täienduskool või uue nimega mingisugune tund olema nädala lõpul. Ja Austraalia on maa, kus lapsed teevad sporti. Ja sport on nädala lõpudel, nii et sa pead valima, kas sa teed sporti või lähed sa Eesti Maja täienduskooli ja see oli, mis juhtus 70. aastatel, sest lapsed olid nii kohanenud oma Austraalia miljöös, et nad tahtsid ka olla spordirühmades oma koolis ja kui vanemad just peale ei pressinud, siis nad mängisid sporti ja nii see vist läks, aga
tulevik on ees, ma vaatan huviga, kuidas see läheb. Sa oled väga positiivne, see ongi hea. Sellepärast, et ega see riigi tagasisaamine ei ole ju, selle üle võib ju ainult rõõmustada, sest ega seda ei juhtu iga päev ja mina tahaksin näha, et kus Euroopas mujal on saadud oma riik tagasi niisuguse okupatsiooni alt, mis meil oli. See oli ju totaalne tegelikult. Ja veel niisuguse riigi poolt nagu on Venemaa, ütleme, või Nõukogude Liit või see igas, sest kõige huvitavam on see, et tegelikult ju tungis Eestile kallale Nõukogude Liit ja haaras enda rüppesse meid, öeldes, et me ise sinna läksime, eks. Et see on väga huvitav tõik, et see ei ole mitte Venemaa nagu, kes tuli meile kallale, vaid Nõukogude Liit, midagi niisugust nagu ka, et ta ei ole täpselt öeldud, aga tegelikult oli see ikkagi ju Venemaa, mis oli juhitud otse Moskvast. Nii et jällegi on siin niisugused huvitavad metafoorid nagu käiku läinud, et mingi Nõukogude Liit kuskilt läks kallale, ei olegi siin Venemaaga midagi nagu tegemist, eks ju, et see on ka huvitav. Ja no eks Venemaa on, no meie oleme, ma ei tea, kuidas Eestis on olnud, aga välismaal meie hulgas, me alati räägime venelastest, mitte sovjetidest või nii, ikka venelased on see, kellest me räägime. Aga ma saan aru, et Venemaa paneb oma tegule niisuguse kõige parema pildi peale, et Eesti tahtis olla, liituda sellega ja ma lugesin just hiljuti ja ma ei mäleta, kus, et olevat kuskil Venemaal dokumendid, mis näitavad, kuidas Eesti palus, et Venemaa võtab ennast, aga muidugi see võis olla, sest selle aja peale oli meil hoopis teine valitsus ja mida see Vene-aegne valitsus kirjutas, on hoopis teistmoodi kui see, mida Eesti Vabariigi aegne valitsus oleks. Aga eks see oli ka niimoodi, et tegelikult eksisteerivad sellest päevast, kui vastu võeti Eesti fotod ja seal fotos on niimoodi huvitavad, et ümberringi on siis sõjaväelased, mereväelased põhiliselt, kes olid siis püssidega. No muidugi see teeb pildi ilusamaks. Nad ei teadnud, kuidas see olukord seal läheb, et see oli ka nagu niisugune hirmutamismoment, eks ju, et kui sa nüüd ei hääleta selle poolt, siis sa lähed kohe, eks ju. Et siin ongi, nagu välja uksest saad, nii oled läinud. No ma ütlen, meie kõik teame seda, aga kahjuks ma arvan, et Ida- või Euroopa riigid üldiselt olid enne Ukrainat väga naiivsed ja optimistlikud ja ei tahtnud kunagi kuulata, mida Balti riigid rääkisid venelastest. Nad ei saa nii hullud olla, aga nüüd nad on näinud seda, aga nad ikka vaatavad, kuidas nad ise ennast kaitsta saavad ka, kui palju nad saavad Ukrainat aidata, ilma et nad Venemaa viha enda peale tõmbavad. Ja mina, kui siin räägitakse, et Euroopa Liit ja NATO tulevad meile appi, ma loodan, et see on tõsi, aga ma 100% seda ei usu, sest ma ei oska ette kujutada, ma elasin Inglismaal 7 aastat, aga Inglismaa on ka muutunud, aga et Inglismaa saadaks oma sõdurit meid kaitsma, see lihtsalt ei tule, ei istu mul hästi see mõte. Hea oleks, kui nad seda teeks ja muidugi NATO ütleb, et kui nad tulevad ja NATO ei kaitse, siis on NATO lõhki. No siis on NATO lõhki, aga me oleme ikka täis venelasi. No see on nüüd täielik niisugune nagu militaarne lähenemine, aga seal on üks teine aspekt ka, kuidas valmistatakse ette siis psühholoogiliselt. Ja see tegelikult toimib kogu aeg. Kogu aeg räägitakse, et former Soviet Union, Estonia and former Soviet Union, Latvia and Lithuania. Ja see on ka üks mentaalne lähenemine. Kas kunagi öeldakse niimoodi, et see oleks kunagine või former Nazi Republics Germany näiteks, eks ju. Seda ei panda peale. Aga meile pannakse, et ma arvan, et see tuleb ära unustada, iga kord tuleb näidata, et niisugust väljendit ei saa kasutada. Me ei ole mingi former, vaid me oleme okupeeritud riigid, eks ju. Me ei ole kunagised. Austraalias seda väljendit kasutakse pähe või mitte üldse. Euroopas päris palju. Aga ma arvan, et see ka võib olla sellepärast, et me oleme väiksem, meil on vähem ajalehti, nii et kui sa 1 või 2 ajalehega selle lepingu või kui nemad saavad aru, et nii ei kirjutada, siis ei kirjutata. Aga ma arvan, see oli ka meie välisvõitluse kaudu, sest meil oli alati vabadus Eestile või vabadus Lätile. Ja see kuidagi on meil Austraalias hästi läinud võib-olla. No teadusartiklites on praktiliselt igal pool see sees, et kunagine. Ja see on, mina olen isiklikult, kuna
liigun ülikooli liinis ringi, siis olen alati öelnud, et see on täiesti vale, et seda ei saa kasutada, aga seda peaksid kõik tegema tegelikult, kes saavad. Aga kas nad teevad seda ka Tšehhi ja Slovaakia ja... Samamoodi ütlevad former. See tuleb sealt lihtsalt kuskilt. Teise pool. Ei, ma arvan, et seal on kellegi niisugune juhitud, nagu Euroopas üldse on ju väga palju Vene luuret ja nad on kuidagi peenelt osanud selle sisse sättida ja ise teate, kuidas mõni õhku visatud asi hakkab liikuma, kuskilt on ta aga juhitud. Ja ma arvan, et see on sealt tulnud. Ja eestlased ei ole saanud ka rääkida, sest me olime süüdi kogu aeg, me olime fašistid, natsistid, kapitalistid, ma ei tea, kõik, mis oli meile ju kaela määritud, nii nagu ka Lätile ja Leedule. Ja vaat see on nüüd niisugune asi, kuidas me nüüd selgitame. Hiljuti juhtus isegi Kanadas see, et äkki Seedriorus leiti üles mälestusmärk, mis luureja seal käis, mis Vene luureja seal käis, leidis nimed, tema oli natsiarmees. Aga ta oli ka vabadusvõitleja. Ja. Meil ei olnud natsiarmees, oli võib-olla ühe käe peal võis lugeda paari inimest, kes tõeliselt kollaboreerisid, aga ka nemad tegelikult ju võitlesid ikkagi Eesti asja eest. No ma ütlen, minu isa oli Eesti ohvitser. Ta oli Saksa lennuväega Leetus, aga minu isa ei sõdinud mitte sakslaste poolt. Tema alati leidis, et tema sõdib venelaste vastu. Ja see oli tema... südames nii ja faktina nii temale ausun Saksa tulevik ei olnud tähtis, oli lihtsalt et Eesti päästmine ja muidugi kui sa nüüd tänapäevase pilguga vaatad, see oli täitsa lootusetu, et Eesti saab midagi eriti teha. Aga nad tegid ja ma ütlen, et isa esimesed Eesti päevad, mis Adelaidis olid, oli veel küllalt lennuväelasi elus ja nad olid meil ja ma mäletan, meil oli pool maja valmis ja ma kuulsin nende häält, kui nad rääkisid ja see oli uskumatu, need mehed, kes oleks 60. aastal olnud nii 40-tes ja 50-tes võib-olla. Kui nad rääkisid oma sõjaajast, nende hääl läks nooremaks, nad elasid selle aja üle, aga nad rääkisid ainult koos selles, väljapool sellest räägiti väga vähe. Õnneks minu isa rääkis ja ma kuulen hästi, kui teised räägivad teises toas, aga mul oli väga hea sõbranna, kelle isa oli ka lennuväelane. Tema isa ei rääkinud sõnagi sõjast oma lastele. See lihtsalt mõnele oli see liiga valus või liiga suur trauma ja see on, mis on juhtunud ka nagu meie ühiskonnas. Ma näen seda arhiivis väga tihti, inimesed tulevad ja tahavad teada oma vanemate kohta. Ja muidugi, kui need vanemad ei ole Eesti ühiskonnas tegelenud või meil ei ole midagi nende kohta. Me ei ole ametlik arhiiv. Me kogume seda, mis meil antakse. Ja tuleb välja, et nad ei ole lastele absoluutselt midagi rääkinud. Ja lapsed tunnevad, et nad on nagu, nad ei tea, kes nad on. Nad on Austraalias, eesti keelt ei räägi, teavad, et vanemad tulid Eestist, aga milleks nad tulid ja kuidas nad tulid, seda nad ei tea. No siis me hakkame otsima, et mis laevaga nad tulid. Ja mis laagris nad võib-olla olid. Ja siis vaatame, kes Sydneys või Adelaide'is või Melbourne'is elab, kes võib-olla neid tundsid, et me paneme nad kontakti, et nad võivad nagu rääkida. Ja muidugi meie rahvusarhiivis on, kui sa tulid, sa pidid andma tõendi, kes sa oled ja mis su minevik on ja kõik. Ja loed seda ja kui sa võtsid kodakondsuse samuti. Aga muidugi see lugu, mis nad räägivad, ei pea olema tõsi. See sõja ajal dokumendid kadusid. Uued dokumendid ilmusid, nagu need perekonna lood, mis me kuuleme, võivad olla tõsi, aga nad võivad olla ka fantaasia. Ja mul on tõesti kahju sellest inimestest, kes nii väga-väga tahavad teada, kes nad on ja kus nad tulid ja me lihtsalt ei saa neid aidata. Aga siis lõpetuseks võib-olla ütleks ühe asja, et teil oli Austraalias üks mingi projekt, mis läks üle ilma arhiivinduses laiali, et võib-olla sellest natuke. Me oleme kogunud suusõnalisi ajalugusi. See hakkas peale, kunsti- ja käsitööring hakkas sellega peale. Ja siis üks Eesti televiisioni mees Plaugut tuli ja tegi terve sarja. Ja me oleme ise teinud ka, varased on eesti keeles, hilisemad on meil inglise keeles. Ja me saime rahvuskapit või mis see mingisugune Eesti rahvusfondi toetust.
et neid digiteerida. Ja me lasime neid digiteerida ja meie praegune uus arhivar Jerry Cass ja mina oleme küllaltki hästi tuntud Austraalia ajaloo ja arhiivi maailmas. Ja üks endine arhivar ütles, et kas te olete mõtelnud, et neid panna maailmamälusse, et see Austraalial on niisugune komitee, kes vaatab, kas nad on seda väärt. No siis ma pidin tegema kataloogi ja meil oli vist 97 tundi mälestusi. Ja Jerry kirjutas selle valmis, me saatsime sisse, Austraalia komitee vaatas ja kiitis heaks. Ja siis nüüd meie suusõnaliste ajalugude kogu on UNESCO maailma mäluregistris Austraalia osas ja selle nimi on Migration Voices, emigrantide hääled. Ja see on meile tohutult suur au, sest me oleme väike arhiiv. Kõik teised arhiivid, mis sellel ajal läksid, olid kas mingisugune kogu suures riigiarhiivis või siis oli üks väga suur teatrifirma arhiiv läks. Ja olid kõik niisugused tähtsad arhiivid ja meie. Ja nii kui inimesed meie arhiivi tulevad, otse vastu seinas on meie see diplom, mis näitab, et me oleme, sest me oleme väga uhked selle peale. Meie arhiiv, mis on nüüd 72 aastat vana, on ikka saavutanud tohutu au ja tegevuse selle aja jooksul. Aga see on ka, sa ei ole küllalt, et sa kogud. Sa pead neid kogusid kasutama, sa pead neid kogusid kuulutama maailmale, sa pead näitusi tegema, sa pead loenguid pidama, sa pead avalikkusele selle tegema. Nii et need arhiivid, mis koguvad, on tore. Aga kui sul on mingisugune kogu ja see on lukkuskapis, mis kasu on sellest? Yeah. Meie arhiivi põhimõte on alati see, et seda arhiivi kasutakse. Mida rohkem kasutatakse, seda parem. Ja mida rohkem sa kasutad, mida rohkem inimesi teavad sellest, siis tulevad uurijad jälle, kes tahavad midagi. Ja praegu meil just tuli üks kiri Sydney ülikoolist, on õigusteadusosakond, nad tahavad teha mingisugust ajaloolist ülevaadet Austraalias elavatest Eesti advokaatidest. Ja nad saatsid meile nimekirja ja nad on otsinud meie isikliku dokumentide hulgas, et 4 on meil dokumendid ja 1 puudub ja ma arvan, ma tean, kes see on, nii et ma võib-olla leian neid ülesse. Aga juba niisugused tuntud uurijad Austraalias hakkavad meie arhiivi kasutama selle jaoks ja ma olen väga õnnelik. Ma leian, 30 aastat tööd on väärt olnud. Maie, see on suurepärane. Suur tänu sulle ja saadame Austraaliasse palju edu ja indu, et see ei läheks kuskile kaduma. Ja nagu ma saan aru, et kui see on juba viidud niisugusele maailma tasemele, et siis leiduvad juba teised institutsioonid, kes selle üles korjavad, kes selle vastu tunnevad huvi, et see ei jää sinna kaduma. Aitäh! Võta ja!